Tervist, mina olen Merlis. Täna vaatame, kuidas luua oma ettevõttele YouTube'i videokanalit. Ja selleks tuleb sul minna kõigepealt youtube.com aadressile ja paremal pool on siin nupp logi sisse. Hea oleks, kui sul oleks juba omal YouTube'is, mitte YouTube'is, vaid Gmaili konto olemas või siis Google'i konto olemas. Ja mul on siin tehtud üks konto, krissiv@hot.ee. Logime sisse. Ja nüüd üleval parem pool on see avatar. Ja siit avatarist võtad Creator Studio. Ja siit tuleb edasi loo kanal. Nii, ja kuna me tahame luua omale ettevõtte kanalit, siis klõpsame siin sellel väiksel lingil. Lisame siia ettevõtte nimi võiks sisaldada teie olulisi märksõnu, et see oleks ka SEO sõbralik. Ja nüüd ma lisangi siia näiteks firma videokanal. Olime kategooria, näiteks ettevõtte asutus, tutvume tingimustega ja valmis. Nii, ja nüüd ta küsib jälle meilt telefoninumbrit, paneme telefoninumbri 5354 1239 ja saadame selle siis teele. Nüüd kohe peaks tulema sõnum mulle. Kohe kuuleme. Saadab mulle selle kohta kinnituskoodi. Ja ta tuli. Kohe vaatame, mis see on. 841 841 086 086 ja jätkame. Niimoodi. Nüüd ütleb, et ma looksin jälle uuesti kanaliga, tegelikult on see kanal loodud. Võtan nüüd siit ja näen, et siin on firma videokanal. Klikin siit sellele. Videosid ei leitud, sellepärast, et me pole ühtegi videot üles laadinud. Aga nüüd natukene vaatame neid seadeid ka korraks ja seadeid saad siit selle hammasratta alt minna vaatama. Ja täpsemad seaded, siis lähme siit vaatama. Nii. URL, kohandatud URL ehk siia, kui tahate ilusat URL-i saada, siis selleks peab teil olema vähemalt 100 jälgijat siin YouTube'is ja te peate olema vähemalt 30 päeva vana ja teil peab olema graafikas ja pandud nagu kaanepilt ja logo. Parooli saate muuta siit ja ühtlasi saate siit altpoolt ka minna oma kanalit kustutama. Nii, aga lähme paneme sinna siis selle graafika ka ära. Siit võtame ülevalt vasakult poolt menüüst minu kanal ja lisa kanali graafika. Kohe suur sinine nupp siin. Valime selle siis oma arvutist selle. Nii. Võtame siis siit ühe suure pildi. Laeme üles, selles on 2560 korda 1440 ja siin ta näitab, milline see hakkab meil välja nägema nii mobiilis, arvutis kui televiisoris. Ma ei kärbi, ma jätan selles samaks ja nüüd lähme teeme ka selle logopildi vahetame ära. Ja nüüd on see lugu, et see logo tegelikult võetakse Google Plus kontolt ja see Google Plus konto tehakse meile automaatselt. Ja kui ma nüüd sellele klikin, siis ma pean ka sellele nüüd valima ühe logo. Ma võtan selle sama siit, mis mul siin üleval on. Teen ta parajaks ja määran profiili pildiks
Nii, olgu ma jagan ka seda, siis see ei lähe kellegile, aga nüüd ma võtan ta siit uuesti, nüüd on ta mul seal kaustas olemas ja siia ta nüüd tuli, albumid ja siit määra profiili fotoks. No okei, nüüd ta tahab jälle, et ma jagaksin. Nii, panen need siit kinni, lähen teen väikse refreshi. Okei, nüüd ma lähen selle konto teavet muutma ja see tuleb lingi alt muuda linke. Ja kanali kirjeldus on üks esimene koht, kuhu te peaksite kirjutama siis, mis väärtust pakute kliendile ja lisa siia ka kindlasti olulised võtmesõnad, millega inimesed võiksid teid guugeldada. Näiteks teie teenuse kohta. E-post, määra siia ära e-post, kuhu sa tahad, et hakkaksid kirjad tulema YouTube'ist. Pluss määra siit ära ka riik, ehk siis kus riigis te asute. Ja lingid, need on ka head võimalused ära kasutada, saate kuni 5 linki panna sinna kaane foto peale, ehk siis paneme lingi pealkirja näiteks pizzatuba ja panen siia aadressi ka näiteks www.pizzakohvik.ee ja valmis. Nii, ja näete, siia tekib see koht, kus tulevad need lingid. Ja siit saab veel minna kanali graafikat muutma, aga nüüd ma lähen korra vaatan, kas mul on võimalik seadete alt uuesti minna kontrollima, kas ma saan seda muuta, seda logo, aga seda logo ta veel ei anna, et sellega võib minna mõnikord kuni 15 minutit aega, enne kui ta lubab seda mulle ära vahetada. Aga okei, lähme siis tagasi siia minu kanali peale ja justkui nagu oleks meie YouTube'i kanal valmis ja siit saate minna siis juba oma esimest videot üles laadima. Egas midagi, head kanali loomist!